Täna 101 aastat tagasi võis Eesti ajutise valitsuse juhi Konstantin Pätsi tuju olla väga hea, sest Narvast tuli häid sõnumeid. Narva oli vaba Eesti Kaitseväe ja Soome vabatahtlike ühise pingutusega. Ja 4 päeva varem oli tulnud samasugune rõõmusõnum, et Tartu on vaba. Päts võis endamisi mõtelda, et tema rusikahoop vastu valitsuse lauda oli ennast igati õigustanud, sest vabadussõda oli võtnud hoopis teistsuguse pöörde, kui see oli olnud alles mõni nädal varem ja ei läinud enam palju aega, kui kogu eestlaste asustusala oli vaba. Kaugel ei olnud ka Konstantin Pätsi 45. sünnipäev ja ukse ees oli Eesti Vabariigi 1. aastapäev. Me ei tea, millisel määral Konstantin Pätsil oli mahti pühitseda oma 45. sünnipäeva, aga riigi 1. sünnipäeva pühitseti kindlasti, seda pühitseti toonasel Peetri platsil Eesti 1. sõjaväeparaadiga. Pätsi kaasteelise võitluskaaslase, tookord veel polkovnik Laidoneri juhatusel. Päts ei võinud teada tol ajal, et tal on jäänud elada veel 37 aastat. Ja et sellesse aega mahub 2 aastakümmet oma riigi ülesehitamist, milles Konstantin Pätsil oli kahtlemata väga juhtiv osa. Ta juhtis selle riigi õigusruumi kujundamist ja koguni linnaruumi kujundamist. Aga kahjuks pidi ta ka nägema, kuidas tema riik vajub ajutisse surmaunne. Ja siis lõpuks saabus ka tema enda surmauni kaugel Venemaal. 30 aastat tagasi, 21. oktoobril matsime me Konstantin Pätsi maised säilmed siia Kloostrimetsa mändide alla. Ja tookord oli siin rahvast väga palju, äärest ääreni ja veelgi enam, kordades enam, 10 ja 100 kordi enam oli tema ärasaatjaid Tallinna südalinnas. Kuigi Eesti riik oli toona veel sõjaliselt okupeeritud, oli tegemist otse kui
riiklike matustega. Eesti rahvas oli oma selja sirgu ajanud ja kuulutas oma tahet ja oma tõde. Aga nagu me teame, ajalugu ei kulge sirgjooneliselt, vaid ikka lainetega ja vahepeal on saabunud tõejärgne ajastu, kus kas tõde enam ei ole või kui, siis igal ühel on oma pisike tõde nagu liivatera ja neid liivaterasid on palju, mis need liivaterad ei haaku omavahel. Ja selle kõige kinnituseks on näiteks tõsiasi, et meie riik pühitses oma 100. sünnipäeva siin riigi pealinnas mälestusmärgiga ainult ühele riigipeale ja selleks selle riigipea nimi on Boriss Jeltsin. Aga ajalugu ei saa kunagi otsa ja nüüd täna siin on mul hea meel kinnitada, et mõned nädalad tagasi lõppenud aasta jõuluteel kuulutati lõpuks välja ideekavandi võistlus rajamaks mälestusmärk Tallinna südalinna. Ja kui nüüd kõik läheb tõrgeteta, siis võib-olla on meil põhjust tänavuse aasta 21. oktoobril, kui möödub täpselt 30 aastat president Pätsi matmisest siia kodumulda, võib-olla on meil põhjust sellel päeval avalikult mälestada president Pätsi 2 korral. Esmalt siin, kus me täna oleme ja mõned tunnid hiljem ajaloolisel uuel turul Estonia teatri taga. Ja ma väga loodan, et see võidutöö, mis peaks selguma aprillikuu lõpuks, on selline ja see mälestusmärk selle võidutöö põhjal saab selline, et kui selle mälestusmärgi juurde tuleb tädi Maali Võrumaalt, siis ta lööb oma käsi kokku ja ütleb oi kui ilus. Ja siis tuleb nõudlik kunstiajaloo professor Sorbonni ülikoolist ja ütleb oo kui professionaalne. Aga kõige tähtsam, et see mälestusmärk saab selline, et ta meeldib meile kõigile. Kõigepealt suur tänu siia tulemast täna, et Konstantin Pätsi meenutada, sest et see on aasta alguse üks süngemaid päevi, nagu ta tänagi meil siin on sünge, nii tema seisukohalt, kuna ta lahkus siit ilmast. Mul on natukene raske kõnelda inimesest, kelle nimi on Konstantin Päts, sest minu jaoks ta ei ole mitte see. Minu jaoks on ta vanaisa alati olnud ja alati selleks ka jääb. Huvitav on selle asja juures veel see, et mul on olnud üks emapoolne vanaisa, kes on olnud Jaan Latik, mõlemad avaliku elu ja riigi tegelased. Ja nende saatustega on niivõrd huvitav olnud, kui seda huvitavaks nimetada võib, et nad lahkusid mõlemad nende armastatud isamaast kaugel. See vanaisa, keda me meenutame praegu siin, lahkus Venemaal, teine vanaisa Jaan Latik lahkus Rootsis. Nii et üks sattus itta ja teine sattus läände. Saatuse heatahtlikul osavõtul läks nii, et oli võimalik mõlemate maised jäänused toimetada nende nii armastatud isamaale. Nii et Konstantin Pätsist vanaisa puhkab nüüd siin Metsakalmistul ja Jaan Latik puhkab Viljandis, mille eest ma kõikidele veel tagantjärgigi nende ümbermatmistest ja Eestimaale toimetamistest osavõtutele olen südamest tänulik. Nii see on olnud. Olgem siis, jääme
jäägem siis ka edaspidi truuks mälestustele, sest need on olnud ühed huvitavad inimesed, kes on piiritult armastanud seda oma sünnimaad Eestit. Ja ma usun, et nende vaimkusega kuskil maailma kõiksuses ringi rändab, armastab meie isamaad ikkagi veel. Ma tänan teid. Teeme pildi.